USA president Donald Trump on valmis arutama Hiina liidri Xi Jinpingiga Taiwani tulevikku ning nüüd saab selgeks, miks Peking hiljuti võõrustas Taiwani opositsioonipartei Kuomintangi juhti. Nagu täna teatab Bloomberg, on Taiwan väga mures sellepärast, et USA president Donald Trump võib teha järeleandmisi demokraatlikult juhitud saare suhtes. Kohtumisel Hiina liidri Xi Jinpingiga, mis on kavandatud juba 14-15 maiks Pekingis, Taipei töötab visalt selle stsenaariumi ärahoidmise nimel, kuid teades Donald Trumpi pole mingeid garantiisid. Pealegi on Peking varem loonud ilusa pildi sellest, et kõik Taiwanil pole sugugi nii ühene ja et tegelikult osa saarest toetab taasühinemist Hiinaga. Ja just siin tulebki selles kontekstis arutada visiiti. Taiwani opositsioonipartei Kuomintangi juhi visiit Pekingisse toimus just enne Donald Trumpi visiiti Hiinasse. Minu nimi on Aleksei Bitši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange sellele videole like, kirjutage oma kommentaar selle video alla ja liituge minu Telegrami kanaliga Bitši News, mille link on selle video kirjelduses. Nii et juba 14-15 mail peab USA president Donald kohtumise Hiina liidri Xi Jinpingiga Pekingis. Ja nüüd kardetakse Taiwanil, et nende demokraatiale võib liitlane hoopi anda. Asi on jõudnud sinna maani, et Taiwani välisministri asetäitja François Wu ütles, tsiteerin, kõige rohkem kardame, et Taiwanis saab Xi Jinpingi ja president Trumpi läbirääkimiste teema. Me oleme mures ja peame selle ära hoidma. Eeldatakse, et tippkohtumisel arutavad Xi Jinping ja USA juhid muuhulgas erinevaid ärilepinguid ja ostukohustusi, kaubanduslepinguid ja nii edasi. Ja ma tuletan meelde, et kohtumine lükati algselt edasi märtsi lõpust või aprilli algusest USA ja Iisraeli sõja tõttu Iraaniga. Ja siis ütles Donald Trump, et tal on vaja jääda Washingtoni, kuigi ma arvan, et ta üritab endale Lähis-Idas paremaid positsioone välja kaubelda. Peking peab demokraatlikult juhitud Taiwani oma territooriumiks. Saar on Xi Jinpingi prioriteetide nimekirjas võtmekohal. Ja nüüd hakkab Hiina liider tõenäoliselt Donald Trumpile survet avaldama, et ta nõustuks saare staatust ümber vaatama ja astuks vastu Taiwani iseseisvusele. Sellise seisukoha suuline kinnitamine või USA poliitika ametlikud muudatused oleksid Xi Jinpingi jaoks suur võit. Küsimusele, kas USA on andnud Taipeile mingeid garantiisid, et saare staatust ei muudeta, vastas asevälisminister Wu, tsiteerin, milleski ei saa olla 100% kindel. Nagu te mõistate, tähendab see palju ja see tekitab kõige rohkem pinget. Valge Maja esindaja ütles Bloombergile, et Trump ootab positiivset kohtumist Xi Jinpingiga ning USA presidendi administratsiooni seisukoht suhetes Taiwaniga, mis on tuntud kui ühe Hiina poliitika, jääb muutumatuks. Selle poliitika kohaselt USA hoiab Pekingiga ametlikke diplomaatilisi suhteid, täpsustamata samas oma seisukohta Taiwani õigusliku staatuse suhtes. Washington hoiab mitteametlikke sidemeid Taipeiga ning on saare võtmetähtsusega partner ja relvatarnija. Ja nüüd teatas Taiwani asevälisminister Wu, et Taiwan püüab laiendada USA-ga ühiste huvide ringi. Ta nimetas Taiwani kiibitööstust ja investeeringuid Ühendriikidesse peamisteks põhjusteks oma optimismiks. Tsitaat. Mida rohkem on meil ühiseid rahvuslikke huve, seda suurem on minu arvates kindlus, et meist ei saaks kauplemisobjekti. Praegu tunneme end rahulikult, kuid kõik võib muutuda. Kuigi Trump räägib tavaliselt soojalt Jinpingist, on USA presidendil mitmeid nõunikke, kes võtavad Hiina suhtes karmima seisukoha. Bloombergi allikate sõnul olid Taipeil ja Washingtonil kontaktid, kuid Valge Maja käest ei ole võimalik saada kinnitust selle kohta, mida täpselt Pekingis toimuval tippkohtumisel arutatakse või kokku lepitakse. Allikad märkisid ka, et Trumpi abilised ei tea, kuidas kohtumine kulgeb, ei tea, millist seisukohta Trump võtab ega mida ta võib ette võtta. Just see ongi osaliselt mure põhjuseks. Ameerika ametnikud väidavad, et tippkohtumine keskendub kaubanduse ja investeeringute küsimustele.
Nad soovivad keskenduda Trumpi visiidi Pekingisse sellele, et tagada parem juurdepääs kriitilistele mineraalidele ja haruldastele muldmetallidele, mille tarned Hiina eelmisel aastal peatas, kehtestades ranged ekspordipiirangud. Kuigi metallide ja mineraalide tarned elavnesid pärast seda, kui Trump ja Xi kohtusid eelmisel sügisel Lõuna-Koreas, ei ole kaubanduse mahud siiani taastunud tasemele, mis oli enne nende piirangute kehtestamist. Teiseks võiduks Pekingile oleks USA relvamüügi piiramine Taiwanile. Sel aastal tuletan meelde, et Xi sai juba võidu, kui Trump lükkas edasi relvapaki tarnimise Taiwanile. See tekitas muret mõnedes ametnikes Washingtonis ja Taipeis, samuti Ameerika seadusandjates. Siiski usuvad Bloombergi allikad, et see paus on ajutine ja tarned toimuvad kohe pärast Trumpi ja Xi tippkohtumist. Kuid siin on oluline märkida, et Taiwani mured ei ole alusetud, sest Peking valmistus Xi Jinpingi ja Trumpi kohtumiseks just Taiwani kontekstis. Tuletan meelde, et 2 nädalat tagasi külastas Taiwani peamise opositsioonipartei Kuomintangi juht Chen Li-wun Hiinat 6-päevase, nagu ta ise ütles, rahumissiooniga. Muide, teda võttis isiklikult vastu Xi Jinping. Sellise taseme kohtumine Hiina kommunistliku partei juhi Xi Jinpingi ja Taiwani Kuomintangi partei vahel toimus esimest korda 10 aasta jooksul ning ajal, mil Hiina on oluliselt suurendanud sõjalist survet saarele. Peking lõpetas ametliku dialoogi üle väina pärast demokraatliku progressiivse partei esindajate võimule tulekut 2016 aastal. Viidates administratsiooni keeldumisele tunnustada 1992 aasta konsensust, mis sõlmiti Hiina Rahvavabariigi ja tollase Kuomintangi valitsuse vahel ning mille kohaselt pooled tunnistasid üht Hiinat. See tähendab, et just see partei tunnistas 1992 aastal, et ta on osa Hiinast. Taiwan on osa Hiinast, mitte demokraatlikult juhitud saar. Praegune võim rõhutab Taiwani identiteeti samal ajal, kui Hiina peab saart oma territooriumiks. Muide, Hiina viitab kogu aeg sellele konsensusele Kuomintangi parteiga ja ähvardab kasutada sõjalist jõudu, kui Taiwan kuulutab välja iseseisvuse. Chen Li-wun märkis oma visiidi eesmärgiks lepituse ja pingete vähendamise saare ja mandri vahel, samuti soovi näidata, et dialoog Hiinaga võib olla heidutuse vorm ning sõda ei ole vältimatu. Chen Li-wuni enda jaoks oli see reis Pekingisse muidugi ka mitmete isiklike eesmärkidega. Esiteks tugevdada oma enda poliitilist kapitali partei sees, silmas pidades 2028 aasta presidendivalimisi Taiwanil. Teiseks tõsta Kuomintangi partei positsioone, näidates edukat tegutsemist suhetes Pekingiga. Ja kolmandaks, veenda Taiwani ühiskonda rahumeelse dialoogi vajaduses Pekingiga ajal, mil viimane suurendab sõjalist aktiivsust ja tõstab ohutaset saare ümber. Hiina lubas vastuseks sellele visiidile Taiwanile hulga majandustehinguid, logistiliste ühenduste taastamist saarega, mingite sildade ehitamist, lennujaamade avamist ja nii edasi. Ehk siis seal on palju igasuguseid soodustusi, vihjega sellele, et kui Kuomintang tuleb Taiwanil taas võimule, siis hakkame hästi elama, võtame üksteisel käest kinni ja liigume koos edasi. Aga nüüd kardavad eksperdid, et Xi Jinping võib kasutada seda Chen Li-wuni visiiti, et näidata Donald Trumpile. Kuulge, tegelikult ei ole Taiwan Pekingi suhtes sugugi nii vaenulik. Ja Ameerika Ühendriikidel ei tasu saarele abi anda, sest väidetavalt pole selles mingit mõtet. Et vaadake, te aitate, relvastate, aga kui võimule tuleb Kuomintangi partei, siis oleme jälle sõbrad, nii et miks te neid üldse aitate? Siin panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite selle kanali tööd toetada, saate seda teha mis tahes annetuse või tasulise sponsortellimuse kaudu, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja andmeid. Seal ongi kirjas, toetada kanalit Aleksei Petši, valige endale sobiv toetamise viis. Olen tänulik igasuguse toetuse eest sellele kanalile. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head kõigile.